Barbecue-jahi on tugevast metallist tehtud ja tavaliselt seisab ta peredes ikka õues terve suve. Kuid kui tõsisemalt vaadata, siis ega vihm ja niiskus talle head küll ei tee. Vaikselt kipub teine roostetama. Seepärast tekkis meil väikene mõte, et teeks sellele barbecue-jahjule varjualuse. Ja suur töö, nii nagu ikka, on mul juba tehtud, postid püsti, tagasein paigas, küljed paigas. Üks huvitav asi, millele ma tahaksin teie tähelepanu pöörata, on see, et kuidas need sarikad püsti püsivad. Kui kaamera saab nüüd tagumise sarikapaari pilti, siis niisama imelihtne see ongi. Veekindel veneer, kruvidega kinni ja kõik. Jääb lüüa vaid katus ja nüüd ma lähen siia üles redele peale. Ning esimene asi, mis tuleks katuse töö juures üle mõõta, sellepärast et katus jäigastab kogu konstruktsiooniga üsna tugevalt, on see, et mõõdame üle diagonaalid. Kui nüüd diagonaalid ei ole võrdsed, siis me saame väikesed parandused veel siin teha. Ma ulatan lindiga sinna teisest otsast võtma parasjagu ja 2, 2, 1 ja 2, 2, 1 täpselt sama mõõt siin. See tähendab, et maja on praegu täpselt ristkuliku kujuline, me võime katust lööma hakata. Valitud sai välisvoodrilaud. Näete, selle profiil on selline kergelt kiilukujuline ning paigaldame selle laua nii, et peenem või õhem serv jääb üles poole. Ausalt öelda, sümpaatne näeb välja ka. Katuselauad kinnitame naeltega. Naeled suus on raske rääkida, aga kui esimesed lauad kinnitatud, siis võib neid juba suurema hulga siia paika panna ning ärge unustage siis töö käigus ka kontrollimast, et see üleulatus siit käest ära ei lähe. Seepärast peab lint kogu aeg käes olema. Mul oli see väliulatus siin 10 sentimeetrit. Jah, lauad on täpselt lõigatud, väliulatus muutunud ei ole. Nüüd võib-olla küsite, miks lauad ühelt poolt on töödeldud, teiselt poolt mitte. Asi selles, et puidukaitsevahend üksinda pelgalt ilmselt katusele ta toimib, aga ta pole kõige parem. Seepärast sai otsustatud, et katuse tõrvame, aga see juba hiljem. Muuseas, naelteks välistingimustes tuleb kasutada alati kuumtsink naelu. Kuna laud on õhuke, siis ma ei võtnud väga pikki naelu. Nad on sellised 35 milli siin pikad ja need toimivad selle õhukese laua ja katuse puhul väga hästi. Lauda paika pannes ei maksa teda väga tugevalt siia eelmise laua külge kinni suruda. Seepärast, et voodrilaud puumarketi hallist ostetuna, ta on ikkagi suhteliselt kuiv ja kui see kuiv laud nüüd panna siia vihma kätte, isegi läbi tõrva ta niiskub natukene, siis on oht see, et laud paisub, nii nagu lauad ikka paisuvad ja lükkab selle katuse inetult kummi. Nii et tunde järgi sellise millimeetrikese võiks kahe laua vahele jätta. Panete alguses lihtsalt vastu, siis võib-olla grammikese ülesse ja siis kinni. Ja järgmisena katus tuleb siis korralikult üle tõrvata, tõrvaõli ning mul on vaja mingit topsi. Et mul oli siin üks tühi kruvitops. Ja tegemist on siis tumeda tõrvaõliga. Ta on piisavalt vedel, et ta korralikult puidu sisse imbub. Ning järgmine etapp siis taas jälle katusele ja see viimane viimistluskiht peale. Muuseas, kui teilgi tuli nüüd minu tegemisi siin vaadates mõte, et võiks endalgi kodus midagi taolist olla, siis nii nagu ikka, puumarketi Pinterest häid ideid täis.